Venemaa on aastakümneid tugevdanud oma kohalolekut Läänemeres. Ma mõtlen, et tal ongi vaja seda teha. See meri on Venemaa jaoks eluliselt tähtis, sest aitab riigil oma naftat välja vedada. Ukraina sihtis ja tulistas. Korduvalt on ta tabanud Venemaa Läänemere naftateed, hävitades midagi, mida Putin ei saa kunagi asendada. See on olnud 3 ööd kaost Venemaa jaoks. Läänemere must süda on välja rebitud ja Putini naftaimpeerium veritseb. Et anda teile aimu sellest, mida Ukraina on Läänemere piirkonnas teinud, suundume Krishna naftatöötlemistehasesse, mis asub Venemaa Leningradi oblastis. 26. märtsi varahommikul vallandas Ukraina selle rafineerimistehase pihta hävitava droonilaine. See tehas vastutab Venemaa toornafta töötlemise eest kasutatavateks toodeteks nagu kütus ja määrdeained. See rünnak toimus ajal, mil maailma naftahinnad on pärast USA operatsiooni Epic Fury Iraanis mitmel korral tõusnud üle $100 barreli kohta. See rünnak, nagu ka teised, millest me räägime, on mõeldud selge sõnumi saatmiseks Vladimir Putinile. Ukraina nurjab tema soovi kõrgematest naftahindadest kasu lõigata igal sammul. Robert Krovdi, kes on kurikuulus Madhya Birds komandör ja nüüd Ukraina mehitamata süsteemide vägede juht, selgitas Telegrammis, mida Ukraina lendavad sanktsioonid Karishis saavutasid. Sibeeri nafta, mis viisakalt siseneb Kinevi naftatöötlemistehasesse, Karishi rafineerimistehasesse ning seejärel diislikütuse või toornaftana Transneft Primorski ja Ust-Luga sadamate kaudu paakidesse jaotatuna toideti punkri vanaisa veriste nafta ülejääkidega. Viimase 3 päeva jooksul vabadust armastama Ukraina pataabiga said selle pürotehnilised etendused veidi rikutud. Krovdi kuulutas pilkavalt, kui teatas Ukraina rünnakust. Ta jätkas naljatamist selle üle, kuidas Ukraina on tekitanud ummistuse ühes Venemaa tähtsamas Balti naftatöötustehas ning Venemaal kulub päevi, et tulekahjud kustutada ja välja mõelda, kuidas koristada segadus, mille Ukraina droonid on põhjustanud. Me arvame, et see võib olla pisut tagasihoidlikult öeldud. Euromaidan Res pakub veelgi konkreetsemaid üksikasju, märkides, et viimane rünnak Putini Läänemere naftavõrgu vastu hävitas osa Karishi rafineerimistehase peamistest naftatöötlemise seadmetest, mis ainuüksi sunnib toornafta rafineerimise täielikult peatama. Sa ei saa bensiini ega diislikütust toota, kui sinu töötlemisseadmed põlevad. Putini jaoks tähendab see, et Venemaa ei saa enam siin toota naftapõhiseid tooteid, mida ta saadab sõduritele Ukraina rindel, ega ka neid tooteid, mida Venemaa müüb oma klientidele, et Ukraina sissetungi jätkata. Lisaks töötlemisseadmetele tabasid Ukraina droonid ka 2 rafineerimistehase mahutit. Nii töötlemiseks ettevalmistatav nafta kui ka transpordiks valmis rafineeritud tooted põlevad samuti Karishis. Võib-olla on veelgi rohkem. Kahju tegelikku ulatust hinnatakse alles. Me ei näe mingeid märke tüüpilistest Vene väidetest, et kogu selle põhjustas Ukraina droonide rusud, mis ütleb meile, et Leningradi võimud on liiga hõivatud tulekahjude kustutamisega üle kogu Karishi ala. See on viimane asi, mida Putin Krishis näha tahtis, sest see konkreetne rafineerimistehas on Venemaale palju olulisem, kui tema president tahab inimestele näidata. Karishi ei ole lihtsalt järjekordne naftarafineerimistehas. Ukraina on juba kuid rünnanud Venemaa rafineerimistehaseid, et piirata Putini võimalusi Venemaa naftast kasu saada. Karishi on erinev, sest see on võtmetähtsusega osa Läänemere naftataristus, mida Venemaa on aastakümneid üles ehitanud. Bloomberg teeb selle oma raportis Ukraina rünnaku kohta selgeks, märkides seda. Karishi rajatis on mõeldud töötlema üle 400 000 naftabarreli päevas. Ja et see keskendub diislikütuse, bensiini ja kergete kütuseõlide tootmisele, millest viimased on valmistatud selleks, et Venemaa saaks neid oma klientidele eksportida. Nüüd on Euromaidan pressil rohkem infot, kuna see toob välja, et Knef rafineerimistehas Kurishis on üks 3 suurimast töötlemistehasest Venemaa Föderatsioonis. Kokku tegeleb see igal aastal 20–21 miljoni tonni toornaftaga. Ja lisaks sellele, et see on oluline rafineerimistehas, mis toodab eksporttooteid, moodustab Karishi ka 6% Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest ning toodab kütuseid, mida kasutavad nii Venemaa relvajõud kui ka rahvas. Ukraina tabast just õiget rafineerimistehast, kuid Putini jaoks valel ajal. Nii et kui naftahinnad operatsiooni Epic Fury tõttu taevasse tõusevad, lootis Putin, et Karishi rafineerimistehas aitab Venemaale tuua miljardeid dollareid, mida tal muidu poleks olnud. Nüüd see põleb. Ja kuigi see oleks Venemaa diktaatorliku juhi jaoks juba piisavalt halb, on suured probleemid Karishi rafineerimistehases vaid viimased, mis Venemaal on esile kerkinud. Sest selle taga on veelgi suurem probleem. Ukraina ründab kogu Balti piirkonnas. See, mis juhtus Kurishis, on lihtsalt viimane rünnakute seerias, mis on kestnud juba päevi. Kõik need viiakse läbi selleks, et lammutada Venemaa Läänemere naftaoperatsioon.
3 järjestikust päeva, 23 märtsist kuni 26 märtsini, on Ukraina droonid lennanud mõnikord üle 1000 kilomeetri ehk üle 620 miili, et tabada korduvalt kriitilisi sihtmärke Balti piirkonnas. Ja lisaks rafineerimistehastele on Ukraina rünnanud ekspordikeskusi, terminale ja peaaegu kõike, mida ta teab, et Venemaa vajab oma vedela kulla riigist väljaviimiseks ja ahnete ostjate kätte toimetamiseks. Nüüd on nende 3 päeva jooksul saanud tabamuse mitmed olulised Venemaa sadamad Läänemere ääres, sealhulgas Primorsk ja Ust-Luga. kokku vastutasid need 2 sadamat ainuüksi. 2025 aastal 49,7 miljoni tonni naftatoodete ekspordi eest, teatab United24 Media. Ja see tohutu maht näitab selgelt, et miljardid dollarid Venemaa räpastest naftaraha voolavad läbi ainult nende 2 sadama. Ja praegu ei tööta kumbki neist nii nagu peaks, sest Ukraina droonid on tabanud neid sama tugevalt kui need, mis hävitasid Kuriši naftatöötlemistehase. Primorsk oli esimene 3 sihtmärgist, mida tabati. 23. märtsil sisenesid Ukraina droonid varahommikul sadamasse, mis asub Peterburi lähedal. Ja kella 4 hommikul oli piirkonna kuberner Aleksandr Troštenko sunnitud end alandama, kinnitades, et Ukraina droonid olid kahjustanud kütusemahutit. Kuid Troštenko varjas kahju tegelikku ulatust. 26. märtsiks teatas siseringi allikas, et Ukraina droonid olid rivist välja löönud 5 või 6 Primorski kütusemahutit, mille tagajärjel tekkis tohutu suitsupilv, mis ulatus umbes 200 kilomeetrit ehk üle 120 miili Venemaa territooriumile. Isegi need, kes nägid sadamat põlemas, oleksid näinud suitsu õhus hõljumas ja teadnud, et Ukraina droonid olid taas jahil. Ja 2 päeva hiljem tegutses Ukraina jälle. 25. märts tõi uudise, et Ukraina droonid olid sihikule võtnud Ust-Luga sadama. Need droonid olid 24 märtsi õhtul ja 25 märtsi varahommikul läbinud umbes 1000 kilomeetrit Ukraina piiridest. Lõpuks tabasid need Ust-Lugat nii suure jõuga, et väidetavalt põhjustasid vähemalt 10 plahvatust. Samal ajal jättes taevasse tohutu kuma, mida ümbruskonna elanikud võisid kilomeetrite kauguselt näha. Nüüd oli Troštenko taas see mees, kes Venemaa nimel rünnakust teatas, nimetades seda väikseks süttimiseks ning väites ühtlasi, et õhutõrje on alla tulistanud 56 Ukraina drooni. See erineb nüüd droonide rusude väitest. Selle anname Troštenkole. Kuid sündmuskohalt saadud teated ja satelliidifotod räägivad hoopis teistsugust lugu. Selle väikese süttimise leegid tõusid üle 100 meetri ehk üle 320 jala kõrgeks, teatab Telegraph. Ja sama väljaanne märgib ka, et Ukraina on tabanud Ust-Luga 5 järjestikuse öö jooksul 4 korda, seisuga 28. märts. Ust-Luga naftalaadimissild on hävitatud. Samuti on kahjustusi näha tehnilistel estakaadidel ja mahutitel, mis näitab, et see Ukraina rünnak oli kõike muud kui tühine. Ukraina on Ust-Lugat rünnanud. Tegelikult on Ukraina hävitanud kõik, mida Venemaa on oma naftatööstuse jaoks Läänemere piirkonnas üles ehitanud. Siin on korduvus väga suur ja see tähendab eskaleerumist, mis on Vladimir Putinit täielikult ootamatult tabanud. 3 päeva jooksul 3 rünnaku sooritamine Venemaa Läänemere naftataristu võtmekomponentide vastu oleks juba iseenesest piisavalt halb. See on juba sellise suuruse ja ulatusega rünnak, mis oleks nõudnud Ukraina geniaalset planeerimist ja Venemaa täiesti ebapiisavat õhutõrjet. Kuid Ust-Luga on saanud vähem kui nädalaga 4 tabamust ja Primorsk on samuti 5 päeva jooksul saanud 3 rasket lööki, teatab Euromaidan Press. See, mida me siin näeme, on koordineeritud kampaania, mida energiaanalüütik Boris Aronstein peab kõige tõsisemaks ohuks Venemaa nafta ja naftatoodete ekspordile alates sõja algusest. Ja sama ekspert lisab, et rünnakute läbimõeldus, ulatus ja suund ning nende teostamise ajastus, kõik see kokku andis tulemuse, mida mina isiklikult ei suuda meenutada kogu selle üle 4 aasta kestnud sõja jooksul. Ukraina võib püüda teha seda sama, mida ta saavutas 2025. aastal Krimmis Feodoosia sadamas. Pärast Ukraina 2 rünnakut eelmisel aastal septembris ja oktoobris on Sõjauuringute Instituut hinnanud, et Venemaa ei pruugi kunagi enam suuta seda sadamat töökorda saada. Vähemalt seni, kuni ta sõdib Ukraina vastu. Feodoosia rünnakud andsid tugeva löögi Putini võimele kontrollida ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart. Nüüd on need rünnakud Läänemere piirkonnas veelgi suurem oht Putini võimele sõda pidada. Me räägime teile kohe täpselt, miks see nii on. Aga kui soovite selliseid ülevaateid rohkem näha, siis tellige The Military Show, et ei jääks ilma ühestki meie videost. Nii et Putin on veetnud viimase nädala vaadates, kuidas Ukraina purustab 2 Venemaa peamist Läänemere naftasadamast. Ja nüüd ei saada midagi teha, kui veel üks naftatöötlemistehas põleb. See rafineerimistehas varustab neid 2 sadamat või varustaks, kui need sadamad ise ka ei põleks.
kui Putin peidab end, kus iganes ta endale peidupaiga leidnud on, põleb kogu Venemaa Läänemere naftaoperatsioon maha. Sõna otseses mõttes. Sadamatest, mida Ukraina on korduvalt rünnanud, laaditakse ja saadetakse iga päev välja umbes 1 miljon barrelit naftat. Ja praegu teenib Venemaa The Telegraphi andmetel oma naftaga umbes $760 miljonit päevas. Jällegi, hinnatõusu peamiseks põhjuseks on Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimine. Nüüd teatab United24 Media, et Venemaal võib kuluda üle 2 nädala, et parandada oma 2 Läänemere sadamat, tuginedes sarnastele töödele Novoruskis, kus pärast märtsi alguses toimunud droonirünnakuid tuli samuti remonti teha. Ja alles kuu lõpus hakkasid tankerid sellesse sadamasse tagasi sõitma. Ja see remondiaeg eeldab, et Ukraina ei hakka lihtsalt neid sadamaid ja rafineerimistehaseid ikka ja jälle ründama, kuni neist midagi alles ei jää. Ukraina teab, et ta suudab seda teha. Ta on umbes nädalaga edukalt korduvalt rünnanud Venemaa Läänemere naftainfrastruktuuri, mis näitab, et Venemaa õhutõrje Primorski, Ust-Luga ja Karisha piirkonnas on kas kompromiteeritud, ebapiisav või lihtsalt olematu. Võtame nüüd hetke, et vaadata, kui ulatuslikku kahju on Ukraina oma hävitavate rünnakutega nädalaga põhjustanud. United24 Media teatel oli 22 märtsil, päev enne Ukraina rünnakute algust, Primorski ja Ust-Luga sadamates kokku 18 tankerlaeva. Võrdluseks, see on peaaegu pool kogu Venemaa naftasadamate mahutavusest, märgib väljaanne. See näitab, kui olulised need Läänemere elutähtsad ühendused on Putinile. Kui nii Ust-Luga kui ka Primorski sadamad on mitu nädalat suletud, annab see tugeva löögi kogu Venemaa naftaoperatsioonile. Väidetavalt ei saabunud 22 märtsil Novorossijskisse, mis on Venemaa peamine Musta mere naftasadam, ühtegi tankerilaeva. Venemaale on nüüd alles jäänud vaid mõned sadamad Arktika piirkonnas ning mitu sadamat Vaikse ookeani piirkonnas, mis ei ole just ideaalsed nafta eksportimiseks ning suur osa sellest naftast liigub läbi Läänemere. Nüüd püüavad Venemaa naftatootjad juba meeleheitlikult oma tooteid viia kahjustatud Läänemere sadamatest eemale. Oilprice.com teatab, et Ust-Luga ja Primorski kaotus on koheselt vähendanud umbes 40% Venemaa kogu naftaekspordi võimekusest. See on viinud selleni, et torujuhtmeoperaator Transneft püüab oma naftat nendest sadamatest eemale suunata, kuigi tal pole just palju muid võimalusi. See nafta peab kas minema Arktika ja Vaikse ookeani sadamatesse, mida me juba mainisime, ja mis asuvad sadade või isegi tuhandete miilide kaugusel Venemaa Läänemere sadamatest. Või tuleb see ladustada, kus see jääb paigale ja on lihtne saak veelgi rohkematele Ukraina droonirünnakutele. Nüüd on Venemaal ka mõned võimalused Mustal merel, teatab sama allikas. Kuid kuna Novorossijsk alles hakkab taas elule ärkama, on need võimalused piiratud. Ja isegi kui see sadam taas avatakse, ei vasta infrastruktuur sellele, mida Venemaa vajab oma eksporditempo säilitamiseks. Lisaks on see Novorossijsk Mustal merel. See on Ukraina jaoks veelgi suurem sihtmärk kui Balti mere sadamad, nii et nafta ja tankerite sinna saatmine on sisuliselt sama, mis saata kutse Ukraina droonidele, öeldes neile, et on aeg Novorossijskile uuesti pihta panna. Nüüdseks on Ukraina sisuliselt pannud Venemaa nafta riigis edasi-tagasi pendeldama, mis tähendab, et seda ei müüda. Ja kui naftat ei müüda, siis see ei too Venemaale raha sisse. Mõelge tagasi sellele, mida me teile varem rääkisime. Venemaa on teeninud umbes $760 miljonit päevas oma nafta eksportimisest alates operatsiooni Epic Fury algusest Iraanis. Iraan. See summa väheneb $304 miljonit võrra nii kaua, kui Ust-Luga ja Primorsk on maas, eeldades, et see 40% ekspordi osakaal, mida me varem mainisime, on täpne. See võib olla isegi rohkem kui see. Oilprice.com on samuti väitnud, et need 2 katkist Balti sadamat vastutavad 60% Venemaa meritsi toimuvast naftakaubandusest. See tähendaks, et üle $450 miljonit kaob $760 miljonit päevasest tulust nii kaua, kui need 2 sadamat on suletud. Ükskõik milline number on õige, peab Putin nüüd tegelema Venemaa naftatööstusesse tekkinud auguga, mis on mitusada miljonit dollarit lai. Ja Venemaa lihtsalt ei saa lubada, et see nii jääb. Miks? Sest Läänemeri on elutähtis nii Venemaale kui ka Putini sissetungile Ukrainasse. See pole ainult naftakogus, mis selle veetee kaudu liigub, mis teeb selle Venemaa jaoks nii oluliseks. Ukraina strateegia on selles osas olnud geniaalne. Esiteks ja korduvalt on Ukraina sihikule võtnud Läänemere sadamad, hävitades terminale ja hävitades ladusid selle käigus. Harishi rünnakuga on Ukraina droonid liikunud kaugemale sisemaale ja hävitavad nüüd rajatisi, mis varustavad neid sadamaid. Nüüd on tõenäoline, et näeme järelrünnakuid Harishile, samuti muid rünnakuid Venemaa lääneosas ja võib-olla isegi rohkem rünnakuid Primorski ja Ust-Luga vastu. See on kihiline lähenemine ja selle geniaalsus seisneb selles, et Läänemeri ei ole ainult koht, kus Venemaa teenib suurema osa oma naftarahast.
see on meri, mille üle Venemaal peab olema kontroll, sest see pakub kõige tõhusamat marsruuti riigi nafta viimiseks riikidesse, kes seda ostavad. USA Mereväe Instituut on seda öelnud juba 1958 aasta septembris ning Venemaa jaoks pole midagi muutunud alates külma sõja kõrgajast. Läänemeri on Venemaa jaoks kõik. See on eluliin, mida on tasapisi koomale tõmmatud. Esmalt lisandus selle veetee ümber NATO liikmesriike, mistõttu mõned hakkasid seda nimetama NATO järveks. Ja nüüd on Ukraina vallandanud oma lendavad sanktsioonid Venemaa naftasadamate vastu selles piirkonnas. Nüüd, jaanuaris 2026 märkis Sanctions Russia, et Läänemeri on muutunud Venemaa jaoks veelgi olulisemaks eluliiniks pärast lääne sanktsioone riigi vastu. Sellest on saanud Venemaa kõige turvalisem naftaekspordi marsruut, vähemalt Euroopas, sest see ei olnud Ukraina kaugmaadroonide ulatuses. Musta mere sadamad olid küll ulatuses ning oleme näinud Venemaa mereväerajatiste aeglast lagunemist selles meres alates sõja algusest. Aga Läänemeri oli turvaline. See oli Venemaa jaoks püha, tõhus tee sanktsioonide all oleva nafta väljaveoks, mis muutus oluliseks ekspordikoridoriks. Aga nüüd on kõik muutunud. Pärast nädal aega kestnud pidevaid rünnakuid Läänemere sadamate ja naftarafineerimistehaste vastu on Ukraina andnud Venemaale teada, et eluliin, mida ta kunagi pidas nii turvaliseks, on nüüd Ukraina ulatuses. Ukraina ei pea isegi proovima sihtida varilaevastiku laevu, mis seilavad läbi Läänemere. Kui Ukraina hävitab sadamad ja rafineerimistehased, mida ta praegu teedki, võib see muuta varilaevastiku kohaloleku Läänemeres täiesti mõttetuks. See ei puuduta ainult naftat ja raha Ukraina jaoks, kuigi mõlemad on üliolulised. See on sõnumi saatmine Putinile. Sõnum, mis ütleb Venemaa juhile täiesti selgelt, et 2026. aasta Ukraina on hoopis teistsugune kui 2022. aasta Ukraina, kes oli juba tema niinimetatud erioperatsiooni peatanud. Viimase 4 aasta jooksul on Ukrainast saanud sõjaline jõud, kellega tuleb arvestada. Pikamaa droonid, mis kukuvad Ust-Lugasse, Primorskisse ja nüüd Harishisse, on vaid viimased näited. Ukraina süvalöögikampaania ulatub järjest sügavamale. Nende droonid muutuvad järjest võimsamaks. Ja nüüd lõhutakse Läänemere eluliini, millele Vladimir Putin on ajast saadik, kui ta oma sõda alustas, lootnud ja mis oli eriti kasumlik märtsis. Venemaal kulus aastakümneid selle eluliini ülesehitamiseks. Ukraina on selle umbes nädalaga purustanud. Ja kõik algas Primorski sadamast. Kui Ukraina alustas rünnakut selle sadama vastu, oli lihtne arvata, et see oli ühekordne löök ja Ukraina liigub edasi teiste sihtmärkide juurde. Aga see rünnak näitas meile tegelikult, et Ukrainal on võimas uus relv, mis ongi muutnud võimalikuks selle, mida me nüüd Balti piirkonnas näeme. Uuri, mis see relv on? Ja saa teada, miks Primorsk on Moskva jaoks nii oluline meie videos. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina viimastest süvarünnakutest.